No hetkel on teada seda, et liiklusõnnetus toimus siis Tallinna-Tartu-Luhamaa maantee 110. kilomeetril, kus siis väidetavalt Audi juht kaldus vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastu tuleva veoautoga. Mis veoautojuht ise rääkis, et mis need eelnevad sündmused oli, palju ta mäletab üldse? No ega ta palju selles suhtes nägi, kuidas auto oli vastassuunas ja kokkupõrket vältida enam ei õnnestunud. No lubatud on 90 kilomeetrit tunnis, aga mis see tegelik kiirus on, siis seda selgitab ekspertiis. Kas me saame inimestele südamele midagi panna? No ennekõike ikka hoida kinni piki vahest, piirkiirusest ja vaadata ikka, et kui hakata möödasõitu tegema, siis et oleks turvaline. No eks siin jah, see Tallinn-Tartu-Luhamaa on hästi sõidetav maantee ja tiheda liiklusega, et siin kui midagi juhtub, siis tõepoolest selline kaos siin tekib ja hummikud, et siin ei ole kuskile pääsu. Et kui kunagi ehitatakse suuremad teed, siis on teistmoodi. Tähelepanu ikka selles suhtes, et tuleb jälgida liiklust ja mitte tegeleda kõrvaliste asjadega. Siinkohal ma ei taha öelda, et siin keegi tegeles millegi kõrvalisega, eks selle selgitab juurdlus. Kas juhil vastava kategooria juhiload olid? Et mõlemad juhtidel oli siis vastava kategooria juhtimisõigus ja veoauto juht oli kaine ja sõiduauto juhi joove või selgitab ekspertiis.